siis, kui sa oled ema kõhus, on sul juba käes jooned. Ja seal on nagu 3 põhilist joont. Elujoon, peajoon ja südamejoon. Sellepärast need inimesed, kes käejooni on hakanud nagu uurima juba väga kaugest ajast, ongi selle peale tulnud, et käejooned on juba lapsel olemas siis, kui ta siia ilma tuleb. Ja on märganud, et need käejooned nagu arenevad ja muutuvad. Ja kui meil on 2 kätt, ehk siis ühte kätt kasutame rohkem kui teist kätt, siis tuleb niimoodi, et see käsi, mis ei ole nii aktiivne, ehk siis tavaliselt, ehk siis minul on vasak käsi mitteaktiivne. Ja see vasak käsi on siis see käsi, mis on nagu sündides tulnud selliseks, nagu ta on, et sinna küll võib tulla aja jooksul väikseid jooni juurde, aga see näitab seda, et milline ma olen ja milline olen nagu ette määratud minu enda poolt. Ja siis parem käsi on see, mis muutub. Et kuidas ma olen oma elu nagu seadnud ja oma elu elanud ja mis minu elus veel ette tuleb. Et ja seda minu elu, minu nagu tundeid, minu mõttemaailma, minu tegemisi, seda mõjutavad ka teised inimesed ja seda on näha ka käel, näiteks abielu, lapsed, siis suguvõsa karmad või suguvõsa või lähedaste inimeste tugi ja sellised jooned tulevad meie nagu aktiivse käe peale juurde. Et siis neid kõike võib näha. Ja see, kui näiteks võrdled oma mõlemat kätt, et siis on huvitav vaadata, et kui palju on muutunud mitteaktiivse käejooned aktiivse käejoontega. Et sealt leidub kindlasti väga palju sarnasust, aga juurde on tulnud selliseid palju väikseid joonekesi. Et minul on näiteks muutunud, mida ma siin vaatasingi, elujoon, mida ma olen nüüd mitmes videos rääkinud, et vasakul käel elujoon algab ja mõlemal käel algab samamoodi. Vaatasin täpselt, et peaaegu identselt algavad mõlemad jooned samal käel, mõlemal käel samamoodi elujooned ja lõppevad, nagu lähevad edasi ja lõppevad siis erinevalt. Ja muud jooned ka, see elujoon on see pöidla juures, esimene joon, see joon ja see nagu, millest ma rääkisin, et lahkuminek ja teise riiki kolimine, vot see joon just. Ja seal ongi siis erinevus. Ja ma teen teise video, kus ma räägin siis kuidas ja mis see siis tähendab, kui nagu kätel on jooned erinevad. Kirjuta mulle ja saada pilt võib-olla, et kuidas sinu kätega lugu on. Et kas sa märkad, et su käed on erinevad ja kui sul on väike laps, siis on väga huvitav, et võid ka vaadata, et tema mõlemat kätt uurida, et kui erinevad need on juba ja millises vanuses nad hakkavad erinevaks minema. Et see on väga huvitav, kui minu lapsed on juba suured, aga vaatan ka nende käsi. Tšau, telli kanal, pane sõrm püsti ja kindlasti kommenteeri. Siis ma oskan edasi areneda ja edasi minna selles käejoonte maailmas, kui see on väga põnev ja lõputu. Tšauka!